Täna oleme siin töökoja poole peal. Viimasest rehviteemalisest saatest on juba väga mitmed aastad mööda lennanud ja asi on läinud veidi keerulisemaks. Täna räägime me natukene sellest, mida siis tähendavad numbrid ja tähed rehvide peal, aga alustame sellest, et rehvi valik algab alati vajadusest. Ja mis see vajadus on? Enamasti selleks vajaduseks on siis kulunud rehve. Eesti inimesed on läinud aja jooksul küll tublimaks, hakanud rehve varem vahetama, aga kahjuks me ei ole jõudnud veel ikkagi sinnamaale välja, kus see nii-öelda meist justkui vanem tsiklikultuur on tulnud, ehk siis sealt Euroopa poole pealt. Mul on siin näidiseks 3 sellist toredat rehvi, millest esimene on siis Šveitsi matkamehe poolt vahetatud justkui nagu õigel ajal. Teine on siis klassikaline Eesti mehe rehvivahetus hetke. Ja 3. on siis selline rehv, kust on võetud viimast ja ilmselgelt need eestlaste poolt vahetatud rehvid siis kumbki ei ole enam ammu juba tänavalegaalsed, nii et see rehvivahetus oleks pidanud olema juba ammu mitmeid tuhandeid kilomeetreid varem. Aga nagu ma ütlesin, siis rehvi valik algab vajadusest ja kust see vajadus tuleb, siis on see kulumine ja kust teada saada, milline on õige rehv. Esimene infoallikas teie jaoks on teie mootorratta kas siis kasutusjuhend, ka Maanteeameti andmebaasist leiab teie tsiklile sobilikke rehvi mõõte, mis on siis kantud ka registreerimistunnistusele, või on selleks allikaks lõputu internet. Lõputu interneti otsingu alusel peate te loomulikult teadma seda, et välja selekteerida ilmselge jama ja ilmselge vale. Need numbrid ikkagi peavad teile ka midagi ütlema. Ma võtaks võib-olla referentsiks sellise täna õhtuse telefonikõne napilt ennem sulgemist, kus helistas üks inimene, küsis, et kas teil on rehvi Battlex BT23. Mina siis ütlesin vastu, et see on hästi vana rehvi mudel, et suure tõenäosusega kuskil ladudes neid enam ei ole. Minul siin ammugi mitte. Miks sa soovid seda BT023? Ja tema vastus oli see, et aga see on kirjutatud minu mootorratta siis kasutusjuhendisse. Rehvi mudel, rehvi tootja ei ole see, mis ütleks teile üksüheselt, mida te peate nüüd otsima ja ostma. Et võib-olla toome võrdluseks, kui te hakkate kodus pannkooke küpsetama ja retseptis on almapiim, siis lähete kauplusesse ja sobib teile tegelikult ka terepiim või rimipiim või mis iganes piim. Peaasi, et need protsendid siis õiged on. Nii et see protsent on siis see tegelikult, mis siis rehvi maailmas võiks võrduda rehvi õige mõõduga ja tulebki alustada sellest mõõdust. Rehvi mõõdustik on sarnane sellele, mis on autodel kasutusel. Ehk siis, kui me võtame siit ühe rehvi, vaatame seda mõõdustikku, vaatame seda silti, mis on siia peale kirjutatud, siis tegelikult sildi peal on meie jaoks vajalik informatsioon kõik olemas. See esimene number näitab rehvi laiust, kaldkriipsu järgi on siis protsent laiusest, mis annab selle kõrguse. Edasi on meil siis üks number, mis on kas 15, 16, 17, 18 enamasti. See on siis väljamõõt tollides, mõõdetuna siis siit siiani. Nüüd need muud numbrid, mis siin on, kiirus- ja koormusindeksid, üldiselt Eesti tingimustes väga rolli ei mängi, sellepärast, et meie jaoks legaalsed kiirused lõpevad ära kuskil seal 120-ga enamasti Tartu maantee 4-realisel ja kas see rehv on nüüd kiirusindeksiga H või V, mis on vastavalt 210 ja 240 kilomeetrit tunnis, see meie jaoks ei ole oluline. Jah, tõepoolest, kui teil on, ma ei tea, Suzuki Hayabusa või Honda Blackbird ja te plaanite minna Saksamaa kiirtee peale katsetama, kui palju see välja võtab, siis ilmselgelt peab vaatama ka kiirusindeksit. Koormusindeksiga on sama lugu, et kui te ei koorma oma mootorratast üle ebanormaalselt, minnes reisile kahekesi ja mõlemas küljekohvris 30 kilogrammi ja veel tagakohver ka täis, siis ei ületa te ilmselt ka mingit koormusindeksit. Ja seda enam, et koormusindeksit ei õnnestu teil väga valida. Igale rehvi mõõdule vastab tegelikult konkreetne koormusindeks. Nii et kas selle rehvi tootjaks on Dunlop, Pirelli, Metzeler, Michelin. Kui see rehvi mõõt on näiteks 160/60 ZR17, siis see koormusindeks on alati üks ja sama ja teile siis sobilik. Paigirehvidega ongi üsna lihtne.
Teil on valikus erinevad tootjad, teil on valikus erinevad segud, erinevad omadused, aga mitte keegi ei ole ära standardiseerinud seda, milline võiks olla selle rehvi konkreetne omadus mingisugusel pinnasel. See informatsioon tuleneb puhtalt siis tootjapoolsetest nii-öelda tootelehtedest. Kui te olete endale selgeks teinud, et Michelini Road Seria, mis reklaamib ennast siis kui ülihea märjapidamisega rehve, sobib teile ja te kardate näiteks märjaga sõita, siis on see teie jaoks õige valik. Kui teil on väga sportlik ratas, võtame, ma ei tea, Kawasaki Ninja või Honda CBR 1000 RR ja te plaanite aeg-ajalt käia ka rada sõitmas, siis kindlasti ei sobi selline sport-touring tüüpi rehv teile. Ehk siis tootjad jagavadki rehvid tegelikult sport-touring rehvideks ja supersport rehvideks. Supersport rehvid on parema nakkuvusega, aga kuluvad kiiremini. Sport-touring rehvid kuluvad aeglasemalt ja on ette nähtud peamiselt linna- ja maanteesõiduks. Üks huvitav nüanss veel, mis on oluline. Mida pehmem ja sportlikum on rehvi segu, suure tõenäosusega sisaldab ta rohkem siilikat, siis seda kiiremini ta vananeb. Ehk siis need rehvid, mis on algselt pehmed, need lähevad üsna kiirelt kõvaks. Ja rehvi kõvaks minemise suur miinus tänavaliikluses on just see, et me ei saa valida ilma. Kui meil on väljas 8–10 kraadi, me sõidame trassi mööda ja tuleb maha veel vihm ka ja me peame tegema äkkpidurduse, siis selline vanaks läinud väga sportlik rehv on üsna libe. Kus seda infot kõike saada? See on nüüd selline huvitav koht, et kõike ei saa otse internetist osta. Internet ei anna teile vastuseid tegelikult sellele küsimusele, millised kogemused on tekkinud motopoodides. Need motopoed, kes on siis kaua tegutsenud, on tekkinud teatud kogemuste pagas. Hästi oluline on see tagasiside ka klientidelt, mida siis motopoodnikud annavad oma uutele klientidele jälle edasi. Ja see on see koht, kus motopood oskab teile soovitada seda rehvi tegelikult ilmselt kõige paremini. See on siis selline väikene nüüd mõttekoht, kas minna internetipoodi ja osta ainult seda hinda või siis konsulteerida ka siis reaalse ja füüsilise poega, seda enam, et need rehvid on tarvis ka kuskil ära vahetada. Et tänapäeval ikkagi lohvita paigi velge kodusel teel vahetada, ütleme nii, kõik on võimalik, aga see ei ole ilmselt mõistlik. Selleks on tarvis erivarustust ja üsna lihtne on oma rehvid ja väljed ka sellise isetegevusega ära kriimustada ja rehve siis kahjustada. Mainisin ennist, et rehvi mõõt on õige. Ma olen võtnud endale siia sellise väikese spikri tegelikult kogutud teosed kliendi meilidest ja telefonikõnedest. Üks telefonikõne oli siis selline, et mul on originaalis 180-55 ZR17 rehv, aga sõbrad ütlesid, et pane 190-55 ZR17, et sellega on parem sõita. Et mis see siis nüüd tähendab? Mina isiklikult soovitan jääda tavakasutuses alati õige mõõdu juurde. Jah, see üks mõõt sinna tänna, üks laiuse mõõt siis antud juhul. Tavakasutuses väga suurt efekti ei oma. Küll aga laiem rehv hakkab natukene kiiremini kuluma sama velje peal, sellepärast et veljelaius jääb meil ju samaks, aga kui me rehvi ajame laiemaks, siis tegelikult ta surutakse seal velje peal just nimelt kokku ja kontaktpind asfaldiga jääb meil tegelikult väiksem. Et mis on siis selle laiema ja kõrgema rehvi eelis on see, et meil on tõesti sportlikke liigutusi lihtsam teha, et me saame kurvist kurvi kallutada väiksema vaevaga. Ehk siis see tsikkel on võimeline meil paremalt vasakule lihtsamini nii-öelda kalduma. Nii et võib-olla sellist vana Haapsalu maanteed on tõesti kõrgema rehviga mugavam sõita, aga tuletan siinkohal meelde, et teetingimused on meil teadmata, mis parasjagu kurvi taga ootab meid, kas on see metsloom või maha kallatud kruus või õlirida, siis kuivõrd turvaline on siis neid kiiruskatseid teha tavaliikluses, see jääb igaühe enda otsustada lõppkokkuvõttes. Nii et veel kord, õige mõõt, see, mis on teie mootorrattale ette nähtud. Nüüd veel siuke tore küsimus. Kui mul on kodarvelg, kas ma kodarväljal, tavalisel enduro kodarväljal ei saa kasutada TL-tähistusega ehk siis double S
rehvi. Saab ikka. TL-tähistus rehvi peal näitab seda, et seda rehvi võib kasutada ilma lohvita. Kõiki TL-tähistusega rehve võib alati kasutada ka lohviga. Ja et see oleks inimestele arusaadavam, siis enamus tootjaid on tänapäeval kirjutanud siis rehvide peale ka kirja, et tubel S ja on tube type rim use tube ehk siis lohvi nõudval väljel peab kasutama siis lohvi, sellepärast et velg on see, mis teeb selle koosluse siis õhukindlaks. Rehv ei tee seda õhukindlaks. Nii et tehke endale kindlasti selgeks, kui te lähete rehvi ostma, kas teie väljed nõuavad lohvi või on nad tubelessid. Eriti aktuaalne, see absoluutselt ei puuduta nüüd tänasel päeval sisuliselt ühtegi paiki, aga eriti aktuaalne on see enduro valdkonnas. Aastani 2015-16 enamus enduro mootorrattaid siiski pruukis tavalist kodarvelge, mis oli alati lohvi nõudel. Siis tänapäeval on tekkinud erinevaid ilma lohvita ehk siis tubel S kodarvelgi, osad siis sellised, millel on kodarad kinnitatud väljapoole, osad siis sellised, kus on kasutusel spetsiaalne tubel S ehk siis õhukindel linte ja nendel velgedel tõepoolest ei ole tarvis kasutada lohvi. See on hästi oluline ka sel puhul, kui te lähete matkale. Mis te siis kaasa võtate? Kas te võtate kaasa varulohvi või te võtate kaasa tubel S rehviparanduskomplekti ehk siis näiteks rasvanöörid. Nii et see tuleb endale kindlasti selgeks teha, kumba tüüpi väljed teil on ja kumba tüüpi rehviga on siis teie tsikli puhul tegu. Veel üks märksõna kogutud teostest. Mulle pakuti ühes poes 2023 aastal, täna on 2025, juhuks kui keegi peaks vaatama seda videos 10 aasta pärast, ehk siis 2 aastat vanat rehvi. Kas see on okei? Jah, 2 aastat vanat rehvi osta on igati okei. Et rehvid ei vanane nii kiiresti. Kui teile pakutakse 5, 6, 7, võib-olla 10 aastat vana rehvi, siis seda ei ole mõistlik tõepoolest osta. Sellepärast, et nagu ennist sai mainitud, rehv vananeb ja vananemisega kaasneb siis rehvi kummisegu pragunemine, kõvaks minemine. Kui te veel sõidate ka vähe, siis võib juhtuda, et teil läheb see rehv ennem seal tsikli all igati kasutuskõlbmatuks, kuni te olete selle mustri suutnud lõpuni ära sõita. No täna näiteks käis meil siin hoolduses üks mootorratas. Tavahoolduses panime ka hoolduslehele märkusena kirja, et rehvi mustrit on üle 50%, aga esirehv on aastast 2013 ja tagarehv on aastast 2014. Ehk siis mõlemad rehvid olid vanemad kui 10 aastat tänaseks päevaks. Selliste rehvidega võib sõita, saab ülevaatused läbi, aga märjaga peab olema väga ettevaatlik. Põhiparameetrid, mis puudutavad siis numeratsiooni, indekseid, laiusi, sai nüüd justkui sisse ära juhatatud. Ehk siis tänase saate kokkuvõttes ma tahaks uskuda, et vaataja oskab õigesse kohta vaadata, oskab õigest kohast otsida või guugeldada ja kui tekib segadus, siis alati tasub pöörduda motopoe poole, kas siis telefoni või meili teel või kuidas iganes tänapäevased suhtluskanalid olemas on. Motopoest saab kindlasti lisaabi selles osas, et valida endale just nimelt sobilik rehv, sest et üks oluline asi rehvi puhul on see. Rehvi pidamine on hästi palju seotud teie sõidustiiliga ja rehvi pidamine on väga tihti kinni peas. Ehk siis kui teie ei usalda rehvi, siis te hakkate tegema liikluses valesid liigutusi. Te peate usaldama rehvi ja siis te sõidate õigesti.